Nii, tere head metsaomanikud. Erametsaliit jälle oma Facebooki live-ülekandega eetris. Oleme paar korda seda formaati katsetanud, et anname metsaomanikele infot vestluse kaudu. Peab tänapäevaselt kõiki erinevaid kanaleid ju kasutama. Ja sotsiaalmeedial ka omal kohal kindlasti. Täna on meil vestlusringis Allar Luik Erametsakeskusest. Mina olen Jaanus Aun Erametsaliidu poolt jätkuvalt ja kaamera taga on Anniki Lepik, kes sätib siis mikrofoni ja kaamerat ja vajadusel tuleb ette ka küsimusi, et tegelikult saab küsida ka. Facebookis on see kommenteerimise võimalus täitsa, sinna saab siis kirjutada, et suuliselt ei saa sekkuda, aga oma mõtte saab panna kirja ja Anniki katsub need mingil hetkel üle vaadata ja ette ka lugeda. Nagu eelinfo kinnitas, võtsime tänaseks sellise praktilisema teema, räägime toetustest, metsatoetustest metsaomanikele, mis seal uut on ja millised võimalused üldse sel aastal metsaomanike jaoks avanevad. Ja nagu siin pildid juba näete, et täna oleme sellistes kontori tingimustes, et me oleme muidu oma seda Facebooki ülekannet ikkagi metsas teinud, aga võtsime, et toetuste värk on selline tubase töö mekiga rohkem, et see avalduse vormistamine ja dokumentide ülevaatamine, et seetõttu võib seda niimoodi kontoris vestlusena ka teha, et ju me edaspidi metsa ikka jälle taas jõuame. Nii, aga hakkakski teemaga pihta, et tegelikult miks me sellest toetuste valdkonnast praegu just räägime, sest nüüd 4. aprillist said ju metsaomanikud hakata küsima hüvitist looduskaitseliste piirangute eest. Aastaid juba on olnud see nimetatud Natura raha küsimine, aga nüüd on siis mõnede muude piirangute eest ka hüvitise saamise võimalus juurde tulnud. Et Allar, äkki sa räägid natukene lähemalt, et mille jaoks nüüd siis aprillikuus metsaomanikud saaks tuge küsida? Ja, tere ka minu poolt. Tõesti, pikalt on olnud ju võimalik taotleda Natura-aladel, kaitsealadel toetust või õigemini hüvitist nende piirangute eest. Ja mõned aastad tagasi sai esimest korda ka väljaspool Natura-alasid sihtkaitsevööndist toetust. Aga ikkagi kestis ju see aeg, et väljaspool Natura-alasid oli muid kaitsealasid, mille eest ei saanud toetust. Ja nüüd siis sellest aastast on ka nendel aladel võimalik metsaomanikul küsida seda hüvitist 60 eurot hektari kohta ja siis rangematel sihtkaitsevööndi aladel Naturas ja väljaspool Naturat on see toetuse määr 110 eurot. Ja ega kui metsaomanik ei teagi, et teab, et tal mingisugune looduskaitseala on, et siis, aga mis see täpselt on, seda saab uurida ise järgi. Maa-ametis on, Maa-ameti geoportaalis on Erametsakeskuse kaardirakendus, kus saab valida ja otsida neid alasid oma metsas. Aga kui ise ei oska, siis saab kindlasti ka metsaühistust küsida nõu. Ütle see taotluste ehitamise lõppkuupäev siin ka praegu ära. Ma rääkisin aprillikuust, aga seal tegelikult on üks teine kuupäev, millal see joon vist alla. 22 aprill on see viimane kuupäev, millal tuleks taotluse ära esitada. Just, okei. Et jah, see praktiline soovitus, et ei tasu seda võimalust maha magada. Aga kui natuke sellist üldisemat juttu siia vahele rääkida, siis selle loodushoiu hüvitise juures, mis nüüd sel aastal sellisel moel rakendub, on nii head, kui on tegelikult ka seda, et mille kallal jätkuvalt nuriseda saaks. Et näeme Eestis, kuidas looduskaitseliste piirangute rakendamine metsanduses on käinud, et ikka nii, et piirang läheb ees ja siis kunagi võib-olla tuleb hüvitis järgi. Ja seda hüvitist peab siis hirmsasti pressima, et kuulge hääd poliitikud, et tuleb ikkagi need saamatunud tulud ka metsaomanikule kinni maksta. Et see on nüüd väga hea, et sellest aastast alates ka piiranguvööndite omanikud, need piiranguvööndid, mis Natura-aladele ei jää, et nemad saavad ka oma selle 60 eurot hektarit hüvitist küsida. Et see on super värk, et selline muudatus Riigikogus lõpuks ometi ära tehti. Aga mida ma ütlen, et ega see ei ole ka nüüd selline poliitikute hea nägu, et nemad tulid sellise suurepärase mõtte peale. Et see on ikkagi metsaomanike esindusorganisatsiooni järjepideva töö tulemus, et selle peab kogu aeg rääkima, et kuulge tehke ometi. Aga siin on vajakuid on jätkuvalt palju, et kas või see, et need 12 000 hektarit Natura-alade piiranguvööndid, kus on metsaelu paigad ja mis nüüd pandi veebruarikuuks majandamine seisma 28 kuuks. Ajutine küll, eks ole, aga omanik seal midagi teha ei saa ja sihtkaitsevööndite alla need ju
veel ei lähe sihtkaitsevööndi määra järgi, eks ole, et need on Natura piiranguvööndid ja nendele saab Erametsakeskuse kaudu küsida seda 60 eurost hüvitist ja kõik. Nii ta on. Kuidas see raha pool paistab Natura, ütleme siis loodushoiu hüvitiste eelarves, et sel aastal raha näppotsaga rohkem kui varem? Raha on jah, näppotsaga tõesti rohkem, et toetusi tasub kindlasti taotleda. Ja kui oli juttu nendest määradest, et eks nad ole mitmed aastad olnud juba samasugused, sektorist on tulnud väga palju tagasisidet selle kohta, et need määrad ei ole enam ajakohased. Hinnad on ju vahepeal väga palju tõusnud, aga hüvitise määrad on samad. Kahjuks nüüd küll Erametsakeskus ise neid määrasid ei otsusta, et meie lihtsalt menetleme ja kontrollime neid hüvitisi. Jaa, arusaadav jah, me oleme ise seda poliitikutele ka esile toonud näiteks Riigikogu keskkonnakomisjonis vaieldes, et need määrad said juba seal aastal 2006-2007 paika sätitud, et kui teie palk oleks 15 aastat muutumatu olnud, et kas siis oleks põhjust rahul olla. Aga võt metsaomanik peab sellise saamata jäänud tuluhüvitisega leppima, et see ei ole õiglane. Aga okei, hoolimata sellest see võimalus, mis meil on, tuleb kindlasti metsaomanikele ära kasutada ja Erametsakeskusele see hüvitistaatlus siis ära teha. Ja siin vist on, kuna eelarves natukene raha rohkem, siis vist on lootust, et piiranguvööndites ei vähendata seda. Natura piiranguvööndites ei tule, mõnel aastal on alla 60 euro hektari see tegelik toetus tulnud, see on 53, 54 sellised tasemed, et nüüd vist on lootust, et äkki. Jah, mõnel aastal on tõesti seda 60 eurost toetust natukene vähendatud, aga loodame, et see aasta selleks vajadust ei ole. Ja kindlasti mainiks ära ka selle, et kuigi sellele toetusest tule maksta nii-öelda tulumaksu, siis tegelikult see on ka tulumaksu vabastuse alla minev, metsandusliku tuluvabastuse alla minev, et kuni 5000 eurot iga aasta on metsandusest tulumaksu vaba eraisikutele. Ja see on just siis, kui sa müüd oma kinnistult kasvava metsaraieõigust või metsamaterjali või saad seda Natura hüvitist, et siis see läheb sinna maksuvaba tulu hulka, aga jah, et kui sa tegid näiteks suure müügi ja sul on majandusmetsadega kinnistuid ka ja müüsid raieõigust 40 000 ulatuses näiteks ja siis muidugi seal näiteks see maksukohustus siin tuleb, et see maksuvabadsus pole absoluutne, aga mingeid võimalusi tulumaksuseadus tõesti annab ka Natura hüvitise osas. Nii, aga mis veel, et kuuse, koore, üraski leviku ärahoidmise toetus või kuidas see täpselt sõnastatud ongi, on ju ka Erametsakeskuse toetuste paketis sees ja see on selline uus meede, mis eelmisel aastal esimest korda rakendus, kuidas te läks sellega? Jah, eelmine aasta tõesti esimest korda seda kuuse, koore, üraski ennetamist toetati, et võib-olla taustas natukene, et ega kuuse, koore, üraski ei ole mingisugune uus liik Eesti metsades, et tegelikult on kogu aeg metsas olemas olnud, aga siin nii Eestis kui ka Euroopas viimastel aastatel olnud väga soojad suved, põuased suved ja ka väga soojad talved on tekitanud sellise olukorra, et kuuskede enda vastupanu võime on langenud ja samas ka üraskitel on olnud soodsam nii-öelda pesitsusperiood ja talve üle elamine ja selle tõttu on siis tekkinud sellised massiivsed kolded, kus üraskid võivad kahjustada isegi väga suuri ja nii-öelda terveid puude gruppe. Ja siis see toetus ongi selleks, et aidata omanikele selliseid suuri kahjustusi ennetada. Eelmine aasta taotleti seda esimest korda ja toetus sai siis mitme erineva tegevuse eest, näiteks eelnevaks küünispuude langetamiseks. Selleks, et üraskid juba nendele langetatud küünispuudele meelitada. Samuti ka feromonküüniste kasutamiseks ja ka tormimurru koristamiseks. Et eks need kuusikud on need, kus see oht on ja kuusikutesse seda toetust ka maksti. Ja taotleti neid kolme erinevat tegevust suhteliselt võrdselt kõiki. Okei, täitsa asjadele läinud värk siis. Ja mis see sõnum nüüd praegu metsaomanikel on, eks nüüd talveperiood hakkab läbi saama, tuli küll tal tagasi, aga ju ta ikka ära ka lõpeb, et milliseid tegevusi nüüd selle üraski vastu nüüd kevadises, suvises metsas võiks metsaomanik ette võtta, mis ta tegema peaks ja millal ja mis ajal ta siis võiks tulla toetust ka küsima?
ja no tahaks muidugi loota, et äkki on see aasta nüüd selline, kus ürask väga ei levi ja äkki ei olegi vaja midagi väga teha, aga jälgida on ikkagi kindlasti vaja, et me hetkel veel ei tea, kuidas see aasta see ürask levima hakkab. Aga kindlasti, kui inimesel on mets, kus on palju kuuske sees, kui seal on kuivanud kuuski, see on ohumärk, kuivanud kuuskede gruppe. Kui nüüd aprillis-mais on näha, et nende kuuskede peal, mis seal kuivanud kuuskede ääres on, kui seal on sellist kuusetüvedel augud sees ja on nagu selline väikene saepuru seal kuuse peal näha, see on märk sellest, et uued putukad on kuuse sisse läinud ja ilmselt see kahjustus ikkagi laieneb seal. Et kui ise ei tunne, et oleks seda kogemust, et seda kahjustuse olemust hinnata, siis taaskord tuleks pöörduda metsaühistu poole. Aga ütleme, need mõned märgid on jah sellised, mille puhul tasuks nagu häirekeel põlema panna, et ütleme sellele metsaomanikul, kellel ainult gaasik või lepik on, et sellele seda muret ei ole, aga kui seal ikkagi on juba rohkem kuuskesid ja kui on näha, et varasematel aastatel on kahjustus sees juba, et siis tasuks kindlasti vähemalt uurida. Okei. Ja feromonpüüniseid metsa saaks paigaldada, sellest hakkab maikuus? Jah, see sõltuvalt ilmadest tegelikult see võib olla vajalik juba ka aprillis. Et neid saab ka metsaühistutest osta ja ka juhised, et kuidas ja kuhu kohta neid püüniseid paigaldada, et feromonpüünise valel kasutamisel on koht, et tegelikult meelitatakse rohkem putukaid liigi, et tahame seda ka vältida, et tuleb panna õigesse kohta ja õigel ajal ka hooldada neid, et putukad sealt välja võtta, kes on sisse langenud. Ma käisin nädalavahetusel Hiiumaa metsaseltsi üldkoosolekul ja seal tehti kokkuvõtteid ka eelmisest aastast, et kuidas läinud on ja mis üritused toimusid ja ma saan aru, et üks enim meelde jäänud hetk üritust, et eelmisest aastast oli see, kui 14. juunil käidi ühe metsaomaniku metsas õppepäeval ja metsas oli kaasas selline metsatööriist nagu nuga. Ja noaga siis saadeti maha langenud kuuskedelt, tõmmati koort ära ja vaadati, mis seal siis all on ja iga jumala noa tõmbe alt oli ürask väljas olnud. Et seda kahjuks, seda üraskirüüste potentsiaali on meil ikka oma jagu, on palju ja seda teemat tuleb tõsiselt võtta. Nii on jah. Okei, aga kevadel uue metsa rajamise aegu ka hakkab kätte jõudma, et ma tea, räägid sa on sul statistikat või ma tegelikult tean, et sul on, et sa oled seda aastaid ju kokku ajanud neid numbreid vaadanud, et kuidas me, vaatame aasta tagasi, et kuidas me metsaistutamisega eelmisel aastal erametsas läks ja mis selle aasta tunded on, nägemused mahtude kohtaga? Ja, et eks metsaomanikuks olemine on ju kohustus ja kohustus ka seda metsa istutada, kui vana mets on ära raiutud. Ja kui võib-olla 10 või 20 aastat tagasi oli erametsades istutamise maht ikka päris väike, istutati heal juhul mõni 1000 hektarit aastas, siis nüüd on tegelikult istutusmahud oluliselt tõusnud ja viimased 3 aastat on istutatud erametsadesse juba üle 16 miljoni taime iga aasta. Ja seal on need mahud natukene tõusnud viimastel aastatel. See näitab, et omanikud hindavad seda tegevust, nad leiavad, et see on vajalik. Kas me peaksime istutama iga raielangi täis? No võib-olla igat raielangi ei ole vaja täis istutada. Et kui me kõik Eesti lepikud ka kuusikuteks teeksime, siis see oleks ka võib-olla see suund, mille poole minna. Aga praegu juba Eestis ikkagi erametsades üle 50% metsadest uuendatakse istutamisega. Ja ma arvan, et see määr võiks mõne praegu kasvada, aga tegelikult tase on juba selline rahuldav. Just, et 16 miljonit taimus. Me ise arvasime ju, et 2021 saab natuke väiksema istutusmahuga olema, et võrreldes eelmiste aastatega, et see läheb natukene allapoole, et siin ju see koroona mõjutas ja raiemaht läks natuke alla, aga tegelikult istutusmaht ei langenud. Ja, et erametsades raiemaht on ju tegelikult langenud viimastel aastatel päris palju. Mõne aasta taguse ajaga võrreldes umbes veerandi võrra. Aga see näitabki seda, et hoolimata raiemahu langusest ikkagi metsaomanikud üha rohkem istutavad. Et leitakse, et tegevus on vajalik ja õnneks on ka riik seda tegevust toetanud toetustega istutamiseks nii-öelda metsa uuendamise toetus, kus saab ka maapinna ettevalmistamiseks ja ka hilisemaks peale istutamist nende taimede hoolduseks saab toetust. Need on need tegevused, mida on vaja teha, et see uus mets kasvama hakkaks. Kui jah, see metsa uuendamise toetus juures seal on see maapinna ettevalmistuse istutamine ja siis metsakultuuri hooldus on ju ka sees ja ma tean ise, kui siin
mõned aastad tagasi sai ikka vaadatud seda, et millele siis omanikud kõige rohkem seda toetust küsivad, siis ajas on kasvanud just kultuurihooldusele küsitud toetus, et hääd sellest on aru saadud, et see ei ole piisav, paned taime sinna maha ja küll ta ise kasvab, et teda veel aja ju aidata ka ikka. Eestis on tegelikult väga, väga head mullad ja kui me ka metsa ei istutaks, siis mingisugune mets kasvaks raielangil ikka tagasi. Mitte küll võib-olla selline, mida see metsaomanik sooviks, aga mingi lepa või kasa tuleb ikka. Aga see istutamine ongi nüüd see tegevus, et kui me selle puu istutame ja hiljem ka hooldame, siis me anname nendele istutatud puudele selle kasvu eelis võrreldes teistega ja saame niimoodi tulevikus kasvatada metsa seda puuliiki, mida me tahame. Ja ega tänapäeval enam väga sageli, kui istutatakse näiteks kuuske, siis sellest metsast ei kasvatata alati välja ainult puht kuusikut. Pigem lihtsalt tulevikus saab sellest kuuse, kase või mingi kuuse ja muu puuliigi segamets. Istutamine annab sinna lihtsalt kuuse osakaalu ja teised puuliigid tulevad ise tulevikus juurde. Ja just, et see kisa, mis aeg-ajalt käib, et teeme puupõllud, et see on ikka täiesti arusaamatu kriitika. Ma ütleksin, et neid puupõlde austades ka neid, kes on enne meid metsa istutanud, aga võib-olla need puupõllud käivadki selle kohta, kui kunagi istutati kuuske 3000 tükki hektarile. Tänapäeval istutame üldjuhul seda kuuske vähem ja tõesti need metsad on natukene liigilist mitmekesisemad kui need metsad, mida istutati 6, 7 ja 80-ndatel. Okei, aga ütle selle toetusmeetme kohta ka, et metsauuendus raha on eelarves, jah? Raha on ja kindlasti tasub metsaomanikele seda toetust taotleda. See toetus on tõesti suunatud niimoodi, et väikemetsaomanikud saaksid võimalikult suur osa toetusest ja siis see, kellel on iga aasta võib-olla oluliselt suuremad pindalad, mida uuendada, et nende jaoks see toetusmäär ei ole küll nii suur, aga see toetus antakse siiski kõigile. Jah, see mehhanism on jah see, et mida suuremad mahud, seda vähem saad, eks ole, siis hakkab sul langema see toetuse määr, ja need väiksemad, kellel on väiksemad mahud, need saavad siis 100% oma toetuse kätte. Mis see väiksema mahu piir siin istutamise toetuse puhul näiteks on, mis see praktika on näidanud? See võib aastatel ikkas natukene erineda, aga selline, kui aastas umbes 3 hektari, kui nüüd erinevaid tööd teha, et siis on lootus see toetus kogu ulatuses kätte saada. Okei, et väikemetsaomanikele sõnum igal juhul tasub toetust küsida metsaühistu kaudu. Loomulikult, eks ole, aga Erametsakeskusest ma ise peast ei mäletagi, et mis see suvine toetuse taotluse esitamise tähtaeg nüüd on. Ja, et see kevadine on nüüd kevadel tehtud tööde kohta on 1. juuli on see tähtaeg. Selleks ajast tuleb taotlus esitada ja tööd peavad olema selleks ajast tehtud. Maapinna mineraliseerimine võib-olla tehtud isegi varasemal aastal. Just. Okei, aga vaatame sügisesse ka. Sügisel on olnud ikka see metsamaaparanduse meede. Selle kohta võib tunduda, et pole siin lumigi ära tulnud, et sügis veel kaugel, aga mõtleme, see metsamaaparandus on ju selline asi, et seal on vaja omanike naabrite vahelist koostööd, kraav läheb ikkagi mitmest maast läbi, aeg juba varakult neid kokkuleppeid teha. Lisaks on see, et need vanad, kui seal on vanad kraavid näiteks, pätsu ajal kaevatud kraavid, et siis need kraavid peavad olema maaparandussüsteemide registris arvele võetud kõigepealt, et muidu seda toetust Erametsakeskusest küsida ei saa, et ka see töö tuleb enne ära teha, et see nii-öelda bürokraatia korda. Ja siin mõtled selle info ka veel vahel, et maaparandusseaduse kohaselt, mis praegu kehtib, saab 2025. aasta lõpuni neid vanu kraave registrisse kanda. Me ei tea, kas seda tähtaega pikendatakse või mitte, et üldiselt tasub vanad kraavid metsas üles otsida ja vähemalt nad registrisse saada, et kui on nende kraavide uuendamistoetust soov küsida tulevikus, et see võimalus oleks. Ja, kindlasti oleks see hea, kui kõik kraavid on registris ja minnes ei tea, mis tulevik toob, võib-olla kunagi mõne kliimameetme tõttu või midagi sellist enam ei soosita nii palju kraavide uuendamist, et ja siis tasub praegu ära teha. Siis saab kraavi kinniajamist, kui ta sul registris. Kui me näeme, et RMK praegu ühes kohas rajab kraave, teises kohas rajab soid, mine tea, mis tulevik toob. Okei. Aga see sügisene tulevik toob kindlasti selle, et see metsamaaparanduse toetuse meede ju avaneb, eks ole, 4 miljonit raha peaks seal olema, nii et on omanikul võimalik seda tuge küsida.
nii, aga sügisel tuleb veel niinimetatud see metsameede, suur eurorahapott, suur, noh kui suur, aga on olnud selline rammus ikkagi meie erametsaomanike jaoks, sest sealt on kuni 30-aastases metsas hooldusraite tegemise toetust on saanud sealt päris hästi, et räägi, mis see perspektiiv on. Ja, see toetus on olnud väga vajalik selleks, et noori metsasid hooldada, eriti selliseid metsasid, mille hooldamine ei ole alati just tulus, vaid on pigem metsaomanikule kulu. Ja selleks, et seda vajadus siis, et metsaomanikule tööd teeksid, on siis selline toetus olemas. Nüüd sellel aastal saab seda toetust samuti taotleda, voor läheb lahti septembri keskpaigas. Siin on nüüd oluline, et tööd võib hakata tegema alles peale toetuse taotlemist. Mõned erinevused on ilmselt sügiseses voorus juba sees võrreldes varasemate aastatega on siis see, et kui varasemalt oli niimoodi, et see on Euroopa Liidu toetus ja kui ühe selle Euroopa Liidu programmi perioodi jooksul, mis viimati algus 2014 aastal, on juba toetus saadud ühel aastal, et siis rohkem toetust ei saa. Nüüd me eeldame, et sügiseks on tehtud selline muudatus, et need, kes on juba aastast 2014 või selle viimase programmi perioodi jooksul nooremetsa hooldamise toetust saanud, neil on nüüd sellel aastal loodetavasti võimalik seda toetust uuesti küsida. Metsanduslikus vaates on see vajalik selle tõttu, et tegelikult nooremetsa hooldus mõnel juhul võib olla vajalik lausa 4, 5 või 6 aasta tagant. Ja võib olla põhjendatud täiesti, et juba teha sellisel alal, kus tehti mõned aastad tagasi. See on oluline info, et kuigi vist see määruse muudatus on, see vist on tegemisel praegu, aga sügiseni natuke aega üle loodust tehakse ikkagi ära, et see on oluline info jah, et kes on siin 2014 aasta pärast seda 2014. aastat tuge saanud hooldusraie tegemiseks, siis avaneb uus võimalus nendele metsadele, kus juba tehti, eks ole. Et see on oluline, loodame, et asi nii ka läheb. Nii, ma küsin vahepeal Annika käest, on meil küsimusi ka tulnud? Praegu ei ole. See on kõik selge. Okei. Allar, tahad sa ise veel midagi rääkida, mis mul siin küsimata jäi? Jah, võib-olla see sama metsameede, et väga palju räägitakse praegu metsas süsinikust ja süsiniku sidumisest. Et meie, kes me oleme metsandust õppinud, me kõik teame, et puidus see süsinik on ja puid seda fotosünteesi teol seob. Aga tegelikult kõik see, mis me oleme teinud selline metsakasvatuslikus mõttes, mida meie oleme rääkinud kui metsakasvatuslikult vajalikku tööd, see tegelikult on alati olnud ka süsiniku siduv töö. Et me oleme seni vaadanud metsameestena metsanduslik aspekte, võib-olla nüüd me peame mõne oma töö põhjendamiseks rohkem ka presenteerima seda kui süsiniku sidumise tööd. Ja see metsameede ja ka metsa uuendamine on selles mõttes süsiniku sidumise poole pealt samuti väga head ja vajalikud tööd. Okei. Ja oleme muutuvas maailmas nagu ikka ja see natuke harjumatu olla, aga seda ongi nii, et metsakasvatuse juurde see süsiniku sidumise aspekt tulebki väga tugevalt külge. Sul on tegelikult Erametsakeskuse kontoris on sinu igapäevased töövahendid on ka kaasas siin süsiniku sidumise tööriistad. On see ka kaasas, räägi, miks sa need siia tõid ja mida sa metsaomanikele neid demonstreerides öelda tahad? See on siis süsiniku sidumise istutustoru. Metsa istutatakse palju erinevatel viisidel, võib istutada avajuureselt taime labidaga, seda niimoodi mulda pannes, nii nagu on väga palju tehtud minevikus, aga viimastel aastatel on üha populaarsem ka see, et kotitaimest istutatakse sellise istutustoruga, mis on märks mugavam, ei pea kummardama ja paned taime lihtsalt ülevad sisse ja alt tuleb taim välja ja ongi juba istutatud, et see on üks selline tööriist, mis metsaomanikul, kes ise oma metsas aeg-ajalt uuendustöid teeb, võiks ikkagi olemas olla. Et hea mugav asi ja saab töö hästi tehtud. Kuigi kohalikust metsaühistust oma praktikas saab rentida ka. Aga muidugi see, et seal on neid torusid piiratud arv ja kas sa saad just selle aeg, kui sul vaja on, et see on see. Jaa, täpselt. Kindlasti võib ka metsaühistu poole pöörduda. Mida tasuks nagu jälgida on see, et kindlasti võib oma metsa ise istutada ja see on väga tervitatav. Aga kui võib-olla ei ole seda tööd väga tihti teinud,
ja kui on plaan, et teeme nüüd suures mahus see kevad istutamisi, tasuks võib-olla korra üle mõelda või küsida ka nõu, et kas see maht on endale jõukohane ja õigel ajal ikkagi võib-olla ka metsaühistust abiküsidega istutamise jaoks. Just. Et 1000 taime mõni inimene paneb päevaga maha, mõni ei pane nädalaga ka maha. Okei, aga teine süsiniku sidumise tööriist, et siin tuleb nüüd kaadrisse jookseb see firma nimi ka kohe siit kenasti, aga me ei korda teda üle, aga samas ütlen, et ei ole häbi ka seda firmat kuidagi esile tuua, et on meil metsanduslikke üritusi aidanud läbi viia nii mõnelgi korral. Võsasaag kõigile tegelikult metsandusinimestele igati tuttav tööriist, aga nendest vanematest mudelitest natuke teistsugune siiski. Jah. Nendest firmadest rääkides, kunagi olin ühes Austria metsanduskoolis ja olime kuskil õppeklassis ja ühel pool riiulites olid ühe firma õppesaajad, teisel pool riiulites olid teise firma saajad, üks saksa firma, teine Rootsi firma. Mõtlesin, et rumalad küsimus ei ole olemas, et küsin, et kumb siis parem on, aga siis sain aru, et ikkagi rumalad küsimus on olemas, et ei öelda, et kumb parem on, et see on iga ühe oma tunnetus. Okay. Selle saaja puhul on natukene teistsugune võrreldes sellist levinud saagidega see, et tal ei ole kütus sees, vaid tal on teistsugune kütus, tal on aku sees. Miks see on hea, kui igapäevaselt metsas tööd teha, siis ikkagi vibratsiooni on vähem, lärmi on palju vähem ja vedelkütuste põlemise jäägid ei ole inimesele tervislikud. Et see töökeskkond on sellise asjaga ikkagi märksa mugavam ja parem ja tegelikult kui igapäevaselt tööd teha, siis tasub täitsa vaadata, et kui aku võib olla esialgu kallim, kui palju siis igapäevast kütust ikkagi kulub. Okay. Et on ka palju hooldusvabamad sellised tehnikavahendid, et märksa mugavam ja mõnusam asi inimesele töö tegelikult. Okay, kui ma küsin siia lõppu ikkagi ära selle tüüp küsimus, mida akutööriste puhul alati küsitakse, et ütle, kui kaua see aku vastu peab. Nüüd läheb metsa ja tegelikult hakka kohe tagasi koju tulema, sest ei aku tühi. No nii kaua, kuni lõpuks on saagi töötada, nii kaua ta peab vastu. Aga jah, eks see sõltub palju sellest töö tegemisest ja kindlasti selline üks väikene aku, mis siin masinas sees on selles mõttes hea, et selline komplekt on palju kergem kui nii-öelda selline pesumootoriga saab. Aga sellise ühe akuga tõesti saab teha sõltub tööliigist mõnel halval juhul võib-olla pool tundi, mõnel juhul 2 tundi tööd. Okay. Ehk siis näiteks kui igapäevaselt tööd teha, siis võiks olla kas mitu vahetatavat akut või siis olete näinud ka selliseid seljastmatavaid akusid. Et ka selline variant on, aga ma arvan, paljud eelistavad siiski neid vahetatavaid akusid, siis on märksa kergem ja mõnusam sellisega. No tavaline, ma ei tea, 10-aastase noore metsa valgustusraie tegemisel, tunnikese saab ühe akuga teha. Tund poolteist. Okay. Kui muruniite kogu aeg kaas põhjas trimmeri selle jõhvi peaga, siis võib-olla pool tundi. Näetan selle muruniitmise teema või teistele valdkondadele. Aga jah, need on juba täitsa sellised saad, mida saab metsas kasutada ja tehnika areneb selles valdkonnas kiiresti. Okei. Väga hea, aga ma arvan, me hakkama juttu tegelikult kokku tõmbama ja me jõudsime see toetuste teemast hoopis sinna, et mis on need tööriistad, kuidas neid töid teha meil jälle toetust saab, aga meil on mingi küsimus ka vahepeal. Jaa, et tuleme korraks äkki tagasi siia jutu alguse poole, kus oli üraskitest ja üraski kahjutuste nii ennetamisest kui likvideerimisest juttu, et Rasmus viitab oma küsimuses kohe algavale lindude pesitsusajale, mis teatavasti meil ikkagi mingil määral metsatöid piirab ja kinni paneb, et samas üraskitõrje tegemise mõttes ja nende kahjustuste likvideerimise mõttes on tegu väga olulise ajaga, et millal just peaks neid töid ette võtma, et mida teha või kuidas jõuda selleni, et üraskikoldeid saaks likvideerida siis nii-öelda igal ajal piirangutest sõltumatult. Ja, see on väga õige küsimus. Kui me vaatame seda Keskkonnaameti juhendit, mis nad on selleks kevadeks teinud, kuidas Keskkonnaamet hakkab siis järelevalvet tegema, siis seal juhendi tekstis on tegelikult kirjas, et üraskikoldete likvideerimine on võimalik. Näis, kuidas praktika saab olema, aga vähemalt nii on kirja. Ja ma lisaks on selle kommentaari, et just lindude pesitsus silmas pidades, et oluline on mitte linnupesa kahjustada. Meil Okaskuu metsades on 1 hektari kohta võib-olla paar linnupesa.
lehtpuumetsades on rohkem linnupesasid hektari kohta. Et kui neid töid teha ja vaadata neid puid, mida on plaanis langetada ja kui seal ühe puu otsas tõesti selle linnupesa juhtub olema, siis võiks selle võib-olla püsti jätta. Aga ma arvan, et kuna see töö on selline, mida tehakse võib-olla mõnesaja ruutmeetri peal või mõne 1000 ruutmeetri peal, 0,1 hektarit äkki, et siis tegelikult see probleem ei tohiks kuigi tõsine olla ja ma arvan, et selle töö käigus tegelikult lindusid kuigi palju ei kahjustata. Aga ma kordan üle, et Keskkonnaamet vähemalt oma kirjalik, mis on kirja pannud, et üraskiga oled likvideerida võib, et loodan, et see praktikas nii on ka ja et ei tule inspektor metsa ja ei ütle, et nüüd mine ära ja tule suve teises poolest tagasi. Jah. Nii, jutud vist räägitud, sellel aastal toetusraha saab. Siin on see teema üleval, et Erametsakeskus, tema staatus tõenäoliselt muutub ja tõenäoliselt saab olema nii, et järgmisel aastal on selle asutuse nimi Keskkonnainvesteeringute Keskus, mis toetusraha jagab, aga erametsandusvaldkonnaga tegelemine jääb ju alles igal juhul ja metsaomanike jaoks metsakasvatustöödele toetuse saamine peab ka alles ja ma olen veendunud, et jääb ka, et seda kinni küll keelama ei hakata. Ja, et ma loodan, et metsaomaniku jaoks kuigi palju ei muuta ja kui muutub, siis veel paremaks, kui ta praegu on, et võib-olla ainult mõnel taotluse vormil või kuskil muutub asutuse nimi, kelle poole vaja pöörduda. Aga muus osas kindlasti läheb samaks. Selge, ja eks me siis neist arengutest informeerime edaspidi, aga tähtis sõnum on see, et selleks aastaks need meie traditsioonilised meetmed on olemas. Mõnes meetmes siin looduskaitseraha juures on üks väike lisaasi ka ja tasub oma töödele tegemistele tuge küsida. Tore, et vaatasite, kuulisite. Aitäh.